Nii, tere lõunat. Hüppan korra siia gruppi ka, sest et kuna hästi palju küsimusi on ja kogu aeg suhtlen klientidega, siis ma lihtsalt tulen, jagan siia seda kohta, mida ma nagu teen. Et ma arvan, et ma selle 4 aasta jooksul, mis ma olen seda tööd teinud, on inimestel olnud kõige suurem frustratsioon rahaga, kõige suurem. Ja minul endal oli see mitte võib-olla nii suur, sellepärast et kuna ma olen pärit sellisest perekonnast, kus minu vanemad ja kõik tegid tööd 24/7, siis see tähendab seda, et ma tegutsesin ja mul oli kogu aeg raha. Ma ei saa seda selles mõttes öelda, aga kui ma läbi põlesin, siis ma sain aru, et midagi on elus nagu väga valesti. Et midagi on nagu väga valesti, et see ei ole nagu okei, et me nagu selles mõttes mina, kes ma võin nagu öelda, et ma olin nagu super tubli nagu töötaja, sest ma tegelikult, kui ma ikkagi töötasin, siis kui ma olin nagu kellegi alluvuses, siis ma töötasin ka laupäev ja pühapäev. Et minu jaoks ei olnud seda nagu vahet, kelle jaoks ma töötan. Et kui ma töötan, siis ma teen seda alati väga suure ihuna, selles mõttes väga suure õhinaga. Aga kui ma nagu läbi põlesin, siis kuna mul ei olnud elujõudu, siis ma hakkasin väga tugevalt õppima ja uurima siis võib-olla nagu neid karmaseadusi hästi tugevalt. Ühed väga head raamatud, mida ma ka siin näitan, on karmadiagnostika. Neid on 4 osa. Ja sealt ma selles mõttes, ma sain tegelikult juba ennem aru, sest mu enda teadlikkus oli juba päris suur, et elu maa peal ei käi niimoodi, nagu inimesed elavad. Et see ei ole okei, et inimesed lähevad tööle ja siis töötavad 8 tundi, et tegelikult inimelu tegelikult on inimesel hoopis teine mõte siia maa peale tulekul. Ma sain sellest siis aru, kui ma olin läbi põlenud ja otsisin vastuseid, mitte enne seda ma töötasin nagu Duratselienes. Ja kui ma hakkasin kõiki neid raamatuid lugema, sest ma olin ju voodis. Kui sul oled sellises kohas, siis see tähendab tegelikult seda, et sinu enda energia on täiesti miinuses. Ja seda miinusenergiat hakkasingi mina nagu plussi tooma ilma tablettideta, sest inimesed, kellel pole elujõudu, võtavad, ma ei tea, energiajooke, joovad alkoholi, mis iganes, et lõdvestada keha. Aga tegelikult mina sain kohe aru, et selles mõttes, et meil on vaja lahti häkkida enda alateadvuses olevad koodid. Ja kõige nagu raskemas, või ütleme niimoodi, et kui sa täna ärkad, siis on täiesti ilmselge, et sa oled selles kohas, kus sul on palju hirme, sul on palju süütunnet, sul on palju viha kõikide vastu, sa oled igapäevases ellujäämises, sa oled nagu töötanud ennast selles mõttes ja sa oled nagu, tunned ennast nagu väga halvasti. Või siis on see koht, et sa pigem oled selles mugavustsoonis, et sa ei ole selles mõttes töötanud, aga sa samas nagu ei julge elus edasi liikuda. Vahet ei ole, et see selles mõttes on, et see frustratsioon ja ärevus, see tegelikult selles mõttes tuleb nii mõlematel inimestel. Nii palju, kui mina täna olen aidanud inimesi, siis ma näen neid. Et on ka selles mõttes need, kes siis ei julge elus edasi liikuda, et nii suured nagu traumad on vabastamata. Ja on siis teine sort inimesi, kes kogu aeg muudkui aga toimetab ja siis nagu kukub väsimusse. Ja üks siis selles mõttes see kood, mis siis tegelikult on see rahakood, ei ole inimestel õige. Sõna otseses mõttes ellujäämised inimesed panevad alati raha ja töö ettepoole ja see tähendab tegelikult seda, et nende sees
on elujõudu hästi vähe, sest nad ongi selles tööorja mustris. Nad on selles tööorja mustris ja nende loovus on kinni. Ja see tähendabki seda, et nad ongi selles mõttes, teevad seda tööd, mida nad oskavad ja elavad selles ellujäämises. Ja nüüd on vaja sealt nagu edasi liikuda, aga neil ei ole seda ressurssi. Ja see ressurss, kus see kinni on tegelikult päikesepõimikus. Päikesepõimik on meil eluenergiakeskus ja see päikesepõimik on kinni selle koodi all, et ma pean tõestama, ma pean pingutama, et saada raha, et saada elu, et saada turvalisust. Ja see kood viib inimese väga suurte pingeseisundisse. See on nagu selles mõttes rahaga seotud, sest me paneme inimestena ettepoole nii raha kui ka töö ja raha ja iseenda täielikult unustame ära ja elame selles ellujäämises ja energia on kogu aeg pinges. Ja see on see karma, mis on vaja inimesel läbi töötada. Minul samamoodi oli vaja see läbi töötada. Ja kuna on nagu raha suhtes kõige rohkem küsimusi tulnud, kõige rohkem, ma arvan, et see 4 aasta jooksul ma on inimesed trigerduvad hästi palju oma raha osas, et kui minul on piirid paigas, et minu seanss on selline, siis nad trigerduvad, sest nendel endal ei ole rahaasjad paigas. Neil ei ole endal selles mõttes struktuuri, nad elavad selles ellujäämises, nad ei oska, julge sealt maha tulla ja kui nad tuleksid maha, siis on neil ainuke mõte, mis ma teen ja siis nad ei julge midagi teha ja siis klammerduvad sinna töösse ja rahasse ja tervis võib lihtsalt nagu käriseda. Aga kui sina oled täna selles kohas, kus sinu keha on pinges, siis ma lihtsalt soovitan tulla sul sellele rahakoolitusele, mida ma teen, sest me tegelikult tegeleme seal selle mustri nagu lahustamisega ja seda täiesti teisel viisil. Nii et praegust on lihtsalt siin kas 9. või 10. veebruarini on soodushind, siis läheb täishinna peale, et selles mõttes ja tulevikus oleneb, kui palju meil seal vaatajaid on, et kas läheb avalikuks või ei lähe, seda ma vaatan. Et lihtsalt kui sind see huvitab, kui sina oled täna selles kohas, kus sa nagu tunned, et eluenergia ei liigu, sa tunned selles mõttes seda kohta, et sa ei nagu, et kui inimesel eluenergia ei liigu, siis sa tunneb, et tema päikesepõimikus on hästi suur pinge, tema 3. silmas on pinge ja kroonchakras on pinge. Mina lihtsalt ülitundliku inimesena lihtsalt olen seda tajunud ja ma tean seda kohta väga tugevalt enda kehas. Ma lihtsalt tean, sest ma olen seda hästi tugeva pinge all ju elanud, sest see on üks nendest mustritest. Et kui sina oled selles kohas, siis sa tunned seda oma kehas ära, sest me hakkame seda keha tasandil lõdvestama. Siis ma lihtsalt ütlengi 4 seanssi, väga ägedat seanssi, et kes tahavad oma rahaga tegeleda, sest see ongi see pool, et kui sina oled siin, sina märkad seda, sinul tekib tunne ja tõmme, siis sa tuled, kui sind huvitab just eluenergia ja raha eluenergia. Et selles mõttes, et kuna see on nagu seotud selle väga suure selle pingutamise energiaga, tõde on see, et kõik tuleb lihtsalt ja kergelt, aga sul ei ole kehas seda teadmist, sest et universum loeb sinu keha energiat, kui sinus ei ole seda kohta, seda lõdvestunud, siis sinu eluenergia ei voola, sul ei ole eluenergiat ja see ei jõua oma igapäevaseid asju teha, sa oled väsinud, frustratsioonis, et 4 ägedat seanssi, et kui sind see huvitab, siis panin siia enne pakkumise, panen siia, kirjuta otse, kes tahab, et ei pea täna enam keegi olema selle raha pärast tige ega kuri, sest raha on sinu enda kätes. Sina ise saad seda täpselt nii palju, kui sa soovid ja see ei sõltu absoluutselt mitte kelleski teisest. Ei Eesti Vabariigist, ei sinu tööandjast,
vaid ainult sinust endast, mitte kellegist muust. Aga kui sul eluenergiat ei ole, siis on see selge, et selles mõttes tuleb, sest raha on energia. Raha on seotud sinu eluenergiaga. Kui eluenergia ei liigu, siis ei liigu ka raha. Nii et nii lihtne see ongi. Et kellel on huvi, kutse, tule siia, sa tead, mis toimuma hakkab. Tšauka!